Tere ilusat hommikut, minu hea kanali vaataja. Täna teen sulle sellise kaardiladumise nagu minu partneri mõtted, tunded, käitumine. Ja kaardid on täpselt niimoodi siin välja ka võetud, et esimene pakk on siis mõtted, keskmine on tunded ja parempoolne on käitumine. Ja mõistagi on see kaardiladumine siis üldine ja ei pruugi kõigile sobida. Kui sa tunned, et see pole sinu ladumine, siis ära võta siit midagi kaasa. Kui sa tunned, et sul oleks abiks üks isiklik ladumine, mis on personaalselt sinu energiatest loetud ja lähtutud, siis sa leiad siit alt lingi, mille kaudu saad registreeruda. Aga selleks, et aru saada, kas see on sinu ladumine või ei ole, et ma kõigepealt siis vaatan, mis energiates oled sina praegu. Sina, kelleni see video jõudis ja kes sa oled seda vaatama asunud. Et selgitame välja, et kas see on sinu ladumine või mitte. Ja selleks ma siis tõmban siit järjest mõned kaardid. Nii, esimese kaardina on välja tulnud jõgi. Ja ilmselt sa hea vaataja oled praegu sellises seisus, kus sa tunned, et sul on vaja suuremat stabiilsust, suuremat võib-olla isegi ka enesekindlust, aga just suhte kontekstis, et nagu stabiilsust sinu jaoks võiks olla rohkem. Võib-olla teie suhe on emotsionaalselt ebakindel, see tähendab, et on palju igasuguseid tujusid ja emotsioone. Võib-olla te ei ela koos, et teie suhe ei ole üldsegi veel sellel tasandil ja see muudab ebakindlaks, et on lahusolekut või sellist, et võib-olla te oma partneriga ei ole ennast nii-öelda lubanud üksteisele, et teie see suhe ei ole rajatud algusest peale kindlatele tasanditele, kindlale vundamendile. Osadel vaatajatel võib see olla. Teisel osal vaatajatest on just see, et turvatunne või kindlustunne võiks suurem olla, seda ka juhul, kui olete koos. Siis järgmise kaardina on siit tulnud sul välja metsiga. Ja metsiga annab võib-olla märku nagu sellest, et selles suhte kontekstis oled sa võib-olla liiga kontrolliv. Ja see kontroll võib väljenduda erinevates asjades. Mõnes mõttes, et sa seda videot vaatad, on ka üks vajadus kontrollida, on ju, et kuidas asjad edasi lähevad. Et see on ka väikene märk sellest, et kontrolli vajadus on. Aga see kontrolli vajadus ilmselt kajastub ka sul muudes aspektides. Näiteks, ja ühe asja ütlen veel ära, et sina ilmselt, kes sa seda vaatad, ei ole see kontrollija, kes hommikust õhtuni käib ja kamandab. Mitte see kontrollija. Kui sa oled selline, et kogu aeg, mis sa seal vahid ja mis sa nüüd jälle istud ja miks sa mulle ei helistanud, siis see ei ole sinu ladumine. Aga sa oled selline kontrollija, kes tahab omada kontrolli, aga teeb seda võib-olla nagu varjatult või kuidagi ümber nurga või niimoodi kaudselt hoiad ennast asjadega kursis, et sa nagu sajaga ei lenda peale. Et just seda tüüpi inimene. Siis tuli, et tegelikult siis see suhe või see võimalik suhe, mis iganes suhe on ta siis ka, kui te koos ei ela, eks ole, et te ju kaks inimest omavahel on mingil moel seotud, siis see on ikkagi suhe. Sinu jaoks on ikkagi selles suhte kontekstis see tuli, see kirg, see pühendumine, see tahe, see soov, see vajadus, et see on üsna tuline. See igatsus. Ja mõnes mõttes on ka see, et võib-olla see suhe on jäänud nagu natukene paigal seisu ja sa oled jõudnud välja nagu sellisesse kohta, et sa tunned, et sa tahaksid midagi enamat. Et sa nagu ei taha siin röövikuna enam ringi liikuda, et sa tahaksid nagu liblikana lennata või liblikana seda maailma natuke kõrgemalt ja kaugemalt vaadata, näha seda maailma värvilisemana ja sa tunned, et hetkel see suhe võib olla sulle sellisel kujul elamist, olemist ja nautimist ei võimalda.
ja see on siis tähendanud ka seda, et sa oled kaalunud varianti, nii nagu madu iga aasta jätab maha oma vana naha, sest see on talle jäänud väikseks, see ei paku talle enam turvatunnet ega tervist ega midagi, et tal on vaja endale uus nahk kasvatada, et võib-olla oled sinagi kaalunud seda, et kas jääda või minna, kas edendada või lõpetada seda suhet. Kui sa tundsid ennast siin selles olukorras ära, siis see on sinu lugemine. Hea vaataja, sinu kaardid ma tõstan siit kõrvale praegu. Nii, aga läheme siis edasi. Partneri mõtted. Kui see on sinu lugemine, siis vaatame. Partneri esimese mõttekaardina tuli välja talv. Ja talvekaart räägib meile mõttetasandil sellest, et partner ei näita sulle oma mõtteid välja. Ta ei räägi sellest, mida ta mõtleb. Või kui räägib, siis see jutt on pinnapealne, see on selline, püüd jääda viisakaks. Jah, nagu pinna peale selles mõttes, et väga sügavale ei lähe, sest need sügavamad teemad on kuidagi nagu kas külmunud või kuidagi nagu sordiini all. See tähendab seda, et kõik ei ole nii, nagu välja paistab. Siis järgmise kaardina, mis peegeldab partneri mõtteid, on välja tulnud südapäev. Ja südapäev on siis selles mõttes see nagu kõige valgem aeg, et tegelikult ikkagi su partner mõtleb sinust ja sa oled nagu see tema päike või see valguskiir või see kese, mille ümber see asi käib. Ja seda ka juhul, kui te ei ela koos või juhul, kui te olete pausil, et tema mõtted ikkagi tiirlevad ümber sinu. Ja siis söed. Ja see nüüd näitabki, et ei näita välja, mõttes tiirleb ümber sinu, aga sees on kõik jumala tuline. Tegelikult on tuline, aga mingil põhjusel ta ei väljenda neid mõtteid. Ja kuna tal on raske neid mõtteid väljendada, siis seal võivad olla mingisugused hirmud, mingisugused varasemad elukogemused, mingisugused pettumused. Seal all võib olla ka see hirm, et ma ei tea, kui ma ennast äkki väljendan väga ausalt. Võib-olla, vaata, siin oli sinu tutvustuse juures oli see koht, et võib-olla te ei ole nagu nii kindel paar, on ju. Et kui nüüd on see koht, et ei ole nii kindel paar või te ei ole oma suhet rajanud algusest peale väga avatult, siis kui nüüd partner tahaks oma mõtete ja tunnetega välja tulla, siis ta tegelikult ei tea, kuidas sa selle vastu võtad, on ju. Võib-olla ta kardab sult nii-öelda korvi saada. See võib olla üks hirm, aga hirm võib olla ka see, et kui tegu ei ole enam verinoorte inimestega, siis võib üks hirm olla ka see, et kõigil on omad elud juba rajatud ja kuidas seda ühist elu siis teha ja need elumuutused võivad tunduda nagu liiga suured. Kas see võib tekitada hirmu? Ja see asi võib siis, tuuletorm, et see on väline sekkumine, et see nüüd tegelikult räägib seda, et kui nüüd te koos midagi ette ei võta või su partner midagi ette ei võta, siis võibki see sekkumine tulla. Vaata, sinu puhul oli ka see, et sa kaalusid, et kas minna või jääda, on ju. Et kui nüüd partner midagi ei muuda, siis võib-olla sul tekib ikkagi vajadus minna, mis tema jaoks on siis see torm, on ju. Või vastupidi, ta ei otsusta mitte midagi ära, ei väljenda mitte midagi, siis see on sinu jaoks torm. Nii, partneri tunded. Esimene kaart ütleb, et jää optimistlikuks või ole optimistlik, et kuidas võtta, on ju. Mis siis tähendab seda, et tegelikult partner püüab säilitada optimismi. Ta tunneb või tajub, et sina tegelikult suudad jääda optimistlikuks. Ta näeb sinus seda optimismi ja see on ka see, mis annab talle pidet rasketel hetkedel. Siis järgmine kaart oli siis selline, et õnnistatud võimalused või niimoodi, õnnistused ja õnnistatud võimalused. Ehk siis
partner tajub, et sina oled tema jaoks see õnnistus, see õnnistatud võimalus. Aga mitte see, et sa oled vale või sa oled halb, aga tal ei ole sellist kogemust varem olnud. Ja sellist hingelist kogemust, vaimset kogemust. Ja see on ka võib-olla see, mida ta nüüd natukene kardab, see mõttetasandi hirm, millest me ennist rääkisime, eks ole. Et see on nagu liiga suur tükk tema jaoks, see on aukartust äratav. Ja ta ei ole nagu endas kindel, et kuidas ta suudab sellega toime tulla. Jumalik maagia. Sisuliselt partneri tunnete kaardina tähendab see, et ta tajub seda, et teie kohtumine, teie suhe, teie mis iganes tasandi koostöö ei ole juhuslik. Ta tajub seda, et isegi kui ta teadlikult nii ei mõtle, siis kuidagi mingisugune tunnetus või alateadlik mingisugune, et ta saab aru, et need asjad on põhjusega, et seal on ka tema jaoks see väljakutse koht, aga see on jumalik maagia. Ehk siis see, kuidas asjad on juhtunud või see, kuidas te praegu või edaspidi kokku puutute, et nendes kokkupuute punktides, nendes kohtumistes, nendes mis iganes tegevustes on tähenduslikkus ja see mõjub temale maagiliselt ja ta tahab, et sa sellest aru saaksid või et sa seda samamoodi teadvustaksid. Siis järgmine tunnete kaart ütleb, et käes on mänguaeg, et tuleb tegelikult hästi suur soov on võtta nagu vabalt ja elust nagu mõnu või rõõmu tunda, nalja teha, lustlik olla, et selline vajadus. Nüüd vaatame, milliseid samme siis partner astub või mida ta teha tahab sinu suunas. Udusulg. Ja partner ütleb, et lihtsalt andesta mulle, et kui sa mind ei talu, siis liigu edasi. Kui sa mind talud, siis oota mind ära. Lihtsalt ma ei ole veel nii valmis, kui ma võiksin või peaksin. Siis teine kaart on lust ja lillepidu, et lihtsalt naudi. Ära mõtle üle. Tema on ise suur ülemõtleja ja ta teab, et see on viga. Ja siis ta nii väga tahab, et sina ei mõtleks üle. Ja viimane kaart on see, et oled õnnesärgis sündinud. Oleks võinud ka hullemini minna, et kõik on okei. Et sisuliselt see, et ära muretse, et iga asi omal ajal. Et need olid siis partneri sõnumid sulle. Võtsin sulle ka veel mõned juhatavad sõnumid ja sulle siis hea vaataja kompass ja kui sul on tahe seda suhet parandada, tahe seda suhet arendada, tahe seda suhet muuta. Et kui sul on tahe, siis on ka selleks tee või võimalus, et otsi endale suunanäitaja. Ideaalne oleks see, kui see suunanäitaja on sinu sisemine kompass. Mõnikord on abi ka välistest märkidest. Kui sul on tahe minna, ka siis on tee ja võimalus, kuidas seda teha. Nii, et kõik osapooled jäävad kergeks ja helgeks. Ja siis kõrgema mina juhatused või soovitused sulle veel. Et on siis selline kaart, kus siis on selline naise figuur siin metsa kohal. Ja kaart ise ütleb, et andestamine tervendab. Luba mineviku teemadel nüüd lahustuda, sinu hing on sellest kogemusest õppinud. Sind ootavad uued võimalused. Siis järgmine kaart on selline lapsekaart. Kiirga armastust, lahkust ja rõõmu, ole see killuke päikest igas päevas, leides endas üles sisemine laps. Et kui see kaart välja tuleb, et võib-olla sinu enda sisemine laps vajab tervendust, vajab tegelemist, see väike poiss või tüdruk, kes sinus on. Et võta hetk aega, istu selle mõttega, et
tunne huvi, et milline see sinu sisemine laps on, et mida ta võiks praegu sinult vajada ja mida sa tema jaoks teha saad. Siis järgmine kõrgema mina sõnum ütleb, et usu maagiasse, et kõik on võimalik. Ainsad müürid on vaid sinu peas. Armastus on võimsaim kutse sellel planeedil ja sina oled osa sellest. Ja viimane kaart on siis selline, kus naisterahvas vaatab päikesesse ja teeb oma kätega südamekujutist ja kaart ütleb, et natuke kannatust. Sinu elus seatakse paika viimased pusletükid. Õnn ja lembus tulevad selleks, et jääda. Nii, võt selline lugemine siis, et kui sa tundsid, et see andis sulle midagi, et sa saitsid kas kinnitust või inspiratsiooni, siis ole hea, anna siin video all kommentaaris sellest märku. Mina olen Kaidi Lüvelb ja kohtume nädala pärast.